pannakse kinni, nüüd teeb tugiala peal pöörde, ise läheb mööda, laudame kätte ei saa ja siin ka võib-olla need teised mehed ennast oleks pärast seda Teini ebaõnnestunud kinnijäämist pidanud rohkem pakkuma, aga olukord on reaalselt selline, et pall on läinud taas kord Ungarile. Eduseisus nad on 14-12 ja täpselt 3 minutit nüüd jällegi Teinile tehakse niimoodi katte, et Tein jääb sinna kinni ja vastaste sellise pooltumedanahaline mees Adam Hanga on korvi all, viskab sealt 2 punkti ära ja viaga läheb pall sisse, nii et vabavise tuleb ka. Seis on 16-12 Ungari meeskonna kasuks ja kas sealt tuleb nüüd vabaviskepunkt ka veel juurde, igal juhul meil mängu algus on küll natukene muret tekitav olnud, sest ilusaid rünnakulahendusi oleme just siin viimase paari minuti jooksul näinud üsnagi napilt. Mõlemal meeskonnal Ungaril ja Eestil on siis tabelis võit ja kaotus ja mõlemad kindlasti ühte tahavad veel saada. Nüüd läheb vabavise mööda, aga lauas on Zoltan Horvat, kes õnneks palli kaotab ja me saame poolkiirega üle toodud ja Joosep Toome on kiirrünnaku lõpetaja mees. 2 punkti vajutab pealt ära, mitte küll väga suure jõuga, aga siin kuumuses ja õhunappudes peabki jõudu säästma. Igal juhul 2 punkti on 2 punkti ja 14-16 Eesti numbrid Ungari vastu siin esimesel veerandil. Jällegi teevad ungarlased kõrgel katte ja seekord me saime seal korralikult liigutud. Nüüd antakse Horvatile korvi jälle, Toome jääb kaitses aenaseks, aga meie õnneks viskab vastane mööda. Nüüd Toome seisab hästi, jalad maas seisab ja saab ära blokeeritud või siis hoitud korvi ja Kangur saab selle lauapalli lõpuks sealt vastastes ülest ära murtud ja mõlema poolehoidjad nõuavad nüüd väga aktiivselt viga, mida kohtunik ei anna. Kohtunikud Horvaatiast, Serbiast ja ka Rumeeniast ja nüüd siis Eesti otsib korvist kaugel ja vastastele antakse viga. See oli vastaste esimene viga sellel veerandil. Meie rünnak nüüd nii hirmus terav ei ole olnud, mille väljenduseks ka see vähene vigade hulk ja kas võetakse taas time-out, on see nüüd meestele puhkuseks või millekski muuks, igal juhul time-out võetakse ja mehed tulevad kokku. Janar Talts valmistusmängu tulema Joosep Toome või siis kas nüüd Kanguri asemele, ehk siis väga tõenäoliselt me jätkame pärast time-outi korvi all duoga Toome ja Talts. Vastased, nagu öeldud, on väga palju vahetanud esimesel veerandil ja no, ei julge veel siit välja pakkuda, et see mingi taktikaline nõks on selle saali klimaatilisi iseärasusi arvestades, aga igal juhul reaalsus on see, et see suhteliselt noor, kiire, käbe ja mitte väga tituleeritud Ungari koosseis on mänginud Eesti vastu esimesed 7 minutit ja 50 sekundit selliselt, et nad on 2 punktiga juhtimas. Jällegi siis mõtlemise aeg elu üle järele mõtlemiseks publikumil ja loodetavasti korvpallurid antud hetkel ei mõtle mitte elu üle järele ja ei lahenda mingisuguseid koduseid olmeprobleeme oma peas, aga ikka mõtlevad sellele, mida Üllar Kerde joonistab oma tahvlikese peale, et see siis mängus ära realiseerida. Nüüd nii palju on jõudnud ka ungarlastel kohale see, et siin on palav, ehk siis on tehtud lahti saali nii-öelda diagonaaluksed, mis on saali tasapinnal, need on päris suured ja siia päris korralik tuuletõmbus tekitatakse ja see kindlasti ikkagi kasuks tuleb ja abiks ongi. Tullakse tagasi väljakule ja Eesti koondis on nüüd koosseisus Kriisa, Tein, Talts, Toome ja Arbet, vastastel Körtesi korvi all, temal pikkust 2.03, Voivoda lühikese mehena ja Toome hästi läheb sammude pealt praegu sisse ja nüüd mängisid hästi 2-2 Kriisa ja Toome ja läks ta Horvatist see Toome meil mööda nagu postist korvi alt. 2 punkti tuleb ära, 4 punkti on Joosep Toome visanud ja Siim-Sander Vene tuleb nüüd vahetusmängijate pingile ja uuesti murtakse vastaste poolt korvi alla. See oli suhteliselt rumal vise ja Tein saab lauast palli kätte. Eesti kiirrünnakut siit ei tee, aga tullakse nüüd sellise poolkiirega üle ja Tein läheb kohe vastastele Hangale kehasse, aga Hanga kaitses hästi seisab nüüd üles. Talts pakub katet, aga Tein ikka põrgatab keskjoone juurde, tuleb Toome üles katet pakkuma ja nüüd jääb üles ka katet tegema. Korvi alla ta liigub ja Kriisa saab palli. Tuli sööt alla Toomele, aga vastased saavad näpud vahele. Meil on 4 sekundit veel rünnaku aega ja siis lõpuks ungarlased, täpsemalt Marton Fodor, kes nüüd pärast puhkust tulnud väljakule selle palli auti lööb. Meil jääb 2 sekundit veel rünnaku aega ja natukene ümmargune see meie mäng nüüd oli. Nüüd saab Arbet puhkust, 2 viga tal on ja Vene tuleb väljakule, nii et 2 sekundit on meil veel rünnaku lõpuni. Taltsile antakse ja Talts paneb 9 meetri pealt 3, mis läheb rõngasse ja Vene ei liigu küll nüüd piisavalt kiirelt sellele pallile järele, aga süüdistama siin küll kohe ei hakka. Minut ja 17 sekundit on jäänud ja tablool viik 16-16 Eesti-Ungari üleminekuturniiri mängus ja kattest ungarlased kohe mängivad, aga sööt tuleb sealt välja mitte loogilise lahenduse peale. Vise läheb õnneks mööda lauda, ungarlased järele ei lähe. Kriisa saab palli ja me võime vist nüüd uuesti öelda
öelda peaaegu sama sõnu, mida me rääkisime Ukraina mängu ülekandes päris palju, ehk siis vastas on täiesti mängitav ja täiesti võidetav meeskond. Ei ole nad mingisugust imekorvpalli siin pakkunud. On tulnud vahetus jällegi ja Nemet tuleb väljakule, tuleb ka Lorand tagasi, ehk siis tasapisi on nüüd põhikoosseis saanud puhkuse ära ja tulnud jällegi väljakule eestlaste vastu mürama. Meil on ka nüüd kõik mehed korra vähemalt saanud hinge tõmmata. Tein viimase mehena läheb pingile ja meil on siis Arbet tulnud jällegi väljakule. Arbet, Vene, Kriisa, Toome ja Talt, selline viisik Eesti poolt. Alt Arbet üles tuleb, aga Kriisa talle söötu jäne. Vene jäetakse 1-1 Voivode vastu ja Vene läheb läbi, aga sealt tal pall käest ära võetakse. Kohtunik viga ei anna ja vastased kiiresti tulevad juba üle. Me saame kaitses õnneks tagasi ja siis lähevad vastased lõpuni ja Joosep Toome vastu minnakse, pannakse veaga sisse ja ei olnud see küll nüüd puhas Toome viga, et sealt ära tuli. Nüüd Talt läheb näitama kohtunikule, et käe küljes riputi. No siit ei saa kinnitada ega ümber lükata. Nii ja naa olukord oli. Reaalsus on 2 punkti Ungarile kiirrünnakust ja 18-16 on nad eduseisus ja 41 sekundit on esimese veerandi lõpuni ja vastaste nüüd Marton Fodor, see imekiire õmblusmasina tüüpi mees, 2 punkti pani ära, aga meie õnneks vabaviske viskab mööda ja Talt saab laua kätte. Kriisa tuleb ka nüüd kiirelt üle ja heal juhul on meil 2 rünnaku õigus, sest nüüd on 36 sekundit jäänud vastastel alles teine või oli see kolmas viga tuleb statistikasse, ehk siis vabaviskeid me veel ei saa ja 24 saame uuesti tabloole, me mängime kohe Audi välja ja Toomele nulli otsa pall läheb nüüd ka mängujuht Kriisale. Kriisa annab Toomele tagasi, Toome teebi näonaga hakkaks 3 viskama, andis aga Arbetile ära ja Arbet nüüd 1-1 on jäänud korvi alla, me jällegi väga ei otsi ja Arbet nüüd 1-1 hakkas tegema Körteisi vastu, sai vea kätte ja nüüd on ka lõpuks 4 viga Ungaril täis, aga natuke vähe võitu on neid esimese veerandi kohta. Nüüd saab küll vabaviskeid järgmisest rünnakust ja nüüd jääks vastastele 3 sekundit mängida, kui Eesti 24 ära mängiks. Kriisale pall vihku antakse ja Kriisa nüüd Fodori vastu üleval, Toome vabaviskejoonel katet tuleb tegema ja nüüd liigub sealt ära Kriisa pikalt põrgatab kõrgemale, liigub nüüd Toome ja Fodor läheb tihedalt, nüüd läheb Kriisale tihedalt juurde 10 sekundit rünnaku lõpuni. Meil ei toimu ka mitte midagi Eesti rünnakul, Toome ei saa nüüd aru, mida Kriisa tahab ja Kriisa päris kurja häält teeb, nüüd antakse pall Arbetile, 3 sekundit on lõpuni, Arbet läheb väga raskest olukorrast 3 viskama, pall läheb vastu korvi kanda, läheb ka vastastele kätte. Fodor jõuab üle välja peale panna ja palju polnud puudu, rõnga puutus ära. Esimene veerand Solnokis läbi, Eesti Ungari vastu kaotusseisus 16-18 ja me anname sõnajärje siit raadiomajale. Raadiomaja jätkab aga